Tervist! Minu nimi siis Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ-st ja väga geodeesiast tegelikult täna siis siin ei räägi. Selle pildi panin taustal sellepärast, et meil oli üks põhjust reklaami teha, et tõenäoliselt viimane paberkujul ilmunud geodeesia õpik, siis ühe korra elus võib reklaami ka teha. Aga seal me nimetasime ka ennast droonitööde eksperdiks. Mina ise olen taustalt geodeed, nagu eeldada võib, aga viimased 10 aastat väga tugevalt kaldu erinevate droonitegevuste poole ja erinevad droonidega tehtud mõõdistused, inspekteerimised ja siis kui vaba ajal, sellest nagu põhitööst ja muu aeg, siis ma tegutsen Kaitseväes ja Kaitseliidus drooniinstruktorina. Et igat pidi droonidega. Taustal on pildid, mis on meie viimase 2 aasta nagu lendamised, erinevad kõik tööd, kus me oleme droone kasutanud nii inspekteerimisteks, mõõtmisteks ja kõigeks muus. Faktid seda näitab. Aga miks see elektriliini inspekteerimine? Ma siin näitan ühte pilti, mida ma alati oma koolitustel kasutan. Pilt on 2016 aastast, kui ma õigesti mäletan. Kui kolleegid ühest taristu ettevõttest, elektrivõrgu ehitusettevõttest küsisid, et kuule, mis sa arvad, kas drooniga saaks midagi inspekteerida? Me oleme kuulnud, et kõrgepingeliinide vahel ei saa lennata. Mina mõtlesin, et aga proovime, et mis meil siis üle jääb ja tegemist on kõrgepingeliiniga, mis nüüdseks on ära räägitud, aga tollel ajal oli ta sellise olukorras nagu ta oli. Saime nendega Mustast kokku, meie läksime 2 neid oli tulnud 5 meest Tartust. Kuna seal liinil oli olnud rikkeid, siis nad pidid teostama kontrolli. Ja milles see kontroll seisnes? Nad pidid sellised pildid, mida te näete, tuvastama, kas need mutrid on korrodeerunud, kas nende all on seibi ja mis olukorras just konkreetselt see koht on. Nad olid 5 planeerinud umbes 3-4 masti päevas teha ja planeerinud nädalaks seal olla. Meie läksime drooniga kohale, meie jaoks esimene katsetusliinide vahel lendamine, traversite vahel lendamine, aga sattus moogu, tegime 15 masti ära umbes 2 tunniga. Ja siis meestel oli mure, aga meil oli nädalaks planeeritud, meil oli Mustas kena hotell Ankur, kui ma õigesti mäletan, kinni pandud, kalapüügivahendid kaasas, kodus naistega kokku lepitud, ülemustega räägitud. Mis me nüüd teeme? Lähme Tartus tagasi tööle või? Lähme koju, naine annab ka mingid ülesandeid, et hakka seda tegema või toda tegema. Ja oligi mure. Aga miks see inspekteerimist nagu hästi iseloomustab, et 3 tunniga ühe inimese poolt, sellest 3 tunnist, kusjuures me tegelikult nõks üle tunni istusime autoga mudas kinni, saab teha nagu selle töö oluliselt lihtsamalt, automaatsemalt. Nemad jah, kui nad tulevadki mitmekesi tõstukite, asjadega julgestamine, liikumine, kõik see võtab aega. Ja tollestast peale ma olen üritanud nagu alati, et võimalikult optimaalselt kiiret ja nii-öelda lihtsate vahenditega ära teha. Ja seda pidime jõudsimegi siis lõpuks peaaegu 10 aastat hiljem selle tööni, mis siis praegu teemaks tuleb. Ehk et kui me paneme konteksti selle praegu ainult Eleringi võtmes jättes kõrvale veel kõik muud suured võrguvaldad, Elektrilevi, muud taristuettevõtted, siis elektri põhivõrgul on üle 5000 kilomeetri kõrgepingeliine. Ja neid kõiki on tegelikult mingi aja tagant vaja inspekteerida, kontrollida, nende heaolu jälgida. Ja kui seda teha niimoodi käsitsi või nagu vanasti, see võtab ka aega, seal on tohutult tööjõudu, ehk et märksa mõistlikum on teha see märksa kiiremini ära. Meie oleme nüüd selle aasta jooksul teinud ära need liinid, mis ma siin sinisega kiirelt näitasin. Kollane on hetkel töös ja siis see, mis on sinikollane, on selles mõttes üks, ma omalt poolt ütleks siis nagu edulugu selles võtmes, et meil õnnestus ka ehitajale selgeks teha, et tegelikult samal ajal, kui sa seda ehitustööd teed, on sul mõistlik seda asja juba kontrollida, et sa ei peaks ise sinna saatma uusi brigaade kohale ja seda teha. Ja miks ta on see kollane sinine, et me nüüd tegime selle ehitusjärgus, tegime inspekteerimise ära, osades kohtades polnud veel liinegi, või õhukaableid siis, aga me lähme seda selle sama riigihanke raames nüüd siis järgmine aasta uuesti tegema, kui ta on üle antud ehk kontrollima ka Eleringi võtmes. Aga kuidas siis Arkissiga see asi haakub? Uskumatult tihedalt tegelikult.
ehk et kogu see asi, mis istub võrguettevõtja, olgu selleks siis Elering või keegi teine nende andmebaasis kõhus, siis kõik sealt ettevalmistus ja töö tegemine, meile tööülesande andmine hanke raames, selle tegemine tuleb andmebaasist. Ütleme, meile ta jõuab tegelikult Exceli kujul tabelina, mis on põhimõtteliselt väljavõte sellest andmebaasist. Ja kui meie hakkasime seda tööd tegema, siis tegelikult polnud meil ühtegi tarkvara, polnud mõtet, neid on olemas, on ka Eestis arendajaid, aga me olime nagu natuke oma teed pidi minemas. AlphaGIS-iga hakkasime seda asja pusima. Siit ütleme siis niimoodi, et me oleme selle õpikõvera alguses alles, et kui eelmine ettekande nagu see kokkuvõte oli 2 aastaga või päris kaugel, meil on aasta, et järgmisel aastal tegelikult kogu selle ArcGIS-i osaga, mis meil olemas on, tahaks olla oluliselt kaugemal. Et praegu on kahjuks siuke seis mõne asjaga, et meil on nagu Bentley on garaaži ära ostetud, aga me kasutame teda pühapäeviti poes piima järgi käimiseks. Et tegelikult oleks sellega märksa mõistlikumaid lahendusi teha ja selle kõige tegeleme. Aga lihtsalt väike ettevõte, kõik nõuab vahendeid, eelkõige aega ja seda tuleb jupimööda teha. Aga hästi põgusalt, ma jõuan lõpuks selle tööni ka, aga et ütleme, kõiki neid asju me tegelikult siit otseselt kasutanud ei ole. Et näiteks droonilend paratamatult on manuaalne ikkagi. Paljud asjad taanduvad lõpuks vana ja Exceli peale, kui on nagu hankes nõutud selline väljendformaat, siis mille muuga me ikka anname. Aga see kõik asi on nagu seotud järjest siit, et on ta siis ArcGIS, Drone to Map meie kontekstis, Experience Builder ja kõik siit edasi. Meie nagu selle töö eesmärk, meil oli sinna kokku 135 loetletud defekti 9 kategooriast ja siis loomulikult viimane defekt või kategooria on muud defektid ehk lugematu arv defekte, millest me pidime aru saama. Kuna keegi meist otseselt elektriinimene ei ole, siis sellega pidime päris kõvasti õppima. Ja tegelikult see tähendas, siin on nüüd selle inspekteerija töölaud ja kes siis nagu toimetab sellega. Aga meil see õppimine tähendas kõigepealt seda, et me heade kolleegide Leonard Wise'i juures käisime ennast koolitamas 3 päeva. Õppisime elektrimaste, õppisime, millised peavad olema elektriliinid, mida me sealt üldse tuvastama peame, mis on nende elementide nimed, et jõle totakas oleks minna nagu eriala spetsialisti juurde, et kuule, et vaata see vidin, mis sul seal masti otsas on, et see pole terve, mis vidin, mis asi. Ehk tegime need asjad endale selgeks ja tegelikult, ütleme siis, tollel ajal kergelt natukene häiriv asi, aga tagantjärgi õudselt hea, et see leping venis alguses ja kuna jõudis kätte talv ja pime aeg, siis esimesed suuremad tööd nihkusid kevade peale, sest pimedal ajal paratamatult teha ei saa. Ja meil jäi umbes 3 kuud tegutseda tarkvaraarenduse ja õppimisega. Ja see, mis seal laua peal näha on, ongi nagu ütleme selle inspekteerija töölaud, kus tal on ära katalogiseeritud, toodud välja erinevad näited, erinevad nii-öelda õpikohad ja siis see, mis seal all nurgas näha on selle õpiku kõrval, kuhu on kirjutatud õppime lugema ja kirjutama, on tegelikult see, millega me droonipiloote, sealhulgas mind ennast ja teisi, sõna otses mõttes tapeedi seina peale tõmbame laiali, et millele tähelepanu pöörata. Ja kui me olime kõik selle ära teinud, siis hakkasime teid ette valmistama. Võtsin küll täna hommikuse seisuga, eile õhtuse seisuga droonikaardi, ehk et meil tegelikult Eestis lendamine päris nii lihtne ei ole, et tõusen drooniga õhku ja hakkan lendama. Vaid selleks on erinevaid osapooli vaja kooskõlastada, eriti need liinid, mis lähevad idapiiri ääres, millest pikemalt täna ei räägi, et ka see, et GPS-i segatakse ja jammitakse, teeb omad väljakutsed ja lisaks siis veel siia juurde see, et lennuohutusnõuded eri kategoorias ora, seda asja me veel ei ole lahendanud nagu ArcGIS-i peal, aga nüüd, kuna meil on SORA uuendamine pooleli, kus tuleb hakata arvestama ka erinevate muude andmetega, mis on GIS-is sees, ka Statistikaameti andmed, inimeste tihedus, kõik see, siis selle peale, see on meie selle talveprojekt, on vaja meil kogu see lahendus käima saada. Aga samamoodi ka ikkagi kõik väga lihtsad vanad asjad, Google Maps, sest see on kõigil telefonis olemas, selleks ei ole vaja eraldi äppi, erinevad sinna kohe kiired peale, kus sa saad ligi, mismoodi tööd teha, mis on näiteks alternatiivsed teed, mida võib-olla sul kaardi peal ei ole, aga ütleme näiteks ma olen nende samade liinidega projekteerimise algussaadik, alusplaanid teinud, teostused teinud seal,
et siis teistele kolleegidele ka kiiremad ligipääsud võib-olla sealt, kus teed ei ole, aga tead, et tegelikult näiteks läheb kas kaitseväerada, kaevandusrada või mis iganes, et me saame sinna ligi. Ja siis, kui on need tööd väljas tehtud, et kuna täna see ei ole otseselt teema, siis seda, kuidas see pildistamine õues käib, sellest ma nagu väga palju ei räägigi, õpime, katsetame, aga see on nüüd siis siuke standardpilt defekteerijal arvuti taga. Tabelid, pildid, vaatab neid asju ja lappab kõike seda läbi. Vaatan korra kella, et ma ei jääks venima. Ja siis on küsimus, et kas me AI-d ka kasutame ja kas AI võimalused on olemas. Esiteks on hästi äge, et AI on selline mõnus reklaamlause. Kõik räägime, et AI teeb. Ma tahaks ka reklaami praegu endal teha, et AI teeb meil kõik asjad ära, aga tegelikkuses on see väga tihti ka masinõppe. Ja AI ja selle masinõppega me oleme katsetanud erinevaid variante ja ei ole leidnud veel sellist, ja ma arvan, et tegelikult mitte keegi maailmas ei ole leidnud sellist, kus AI selle asja ära lahendab. Siukse pildi peal nagu praegu on, kus on mingi element konkreetselt puudu, 2 tükki antud pildil. Jah, AI tuvastab selle ära. Samamoodi, kui on väga tugevalt korrodeerunud mingi element, saame ka hakkama AI-ga. Aga kus on sellised piiripealsed asjad, näiteks nagu siin pildi peal, ma näen, saalis Raian on võib-olla äkki teab, mis siin pildi peal siis on see defekt, mida nõutakse. Mustunud juhe, aga näiteks arvestades Eesti asukohta ja seda, et kevadel on meil ere ja madalpäike, on meil väga kontrastsed varjud, sügisel on meil madal ja hämar päike, ei ole hea nähtavus. Ehk antud juhul AI teeb väga palju nii-öelda vale positiivsed või jätab tuvastamata ja see tegelikult tähendab, et me oleme hoopis enda jaoks välja mõelnud teistmoodi lahenduse. Et inimene lappab neid mitmeid pilte, aga lisaks kõigele muule ka droonipiloot näiteks antud juhul, nüüd on endal piinlik tunnistada, kuidas ongi klamber, loogu kohas klambrite ühendus, et teeb sealt lisapildi, mille järgi on meil kohe tuvastada, kas on ülelöögi jälg, kas on mustunud juhe, kas on tume. Ehk et see kõik on nagu koostöös AI-ga. Aga mis on siis selle asja tulem? Ongi see, et me teeme need pildid, me oleme pannud paika selle metoodika, kuidas me pildistame, mida me teeme. Ja antud juhul näiteks vaatasime, et täiesti uus elektriin, aga midagi on nagu valesti. Ehitaja ka esimese hooga ei tahtnud nagu väga tunnistada, et midagi saab valesti olla. Ei uskunud meid, et mis me foto järgi, kaamera on vilets ja aga saadeti geodeed kohale ja tuligi välja, et nad olid alla pannud ühe detaili valesti, mis oli teistest kõrgem ja see väändas terve kõrgepingeliini paindesse ja pinged valesti. Ja kõige selle, siin on nüüd ehitusjärgus, et polegi liine, aga et kõige selle tulem on see, et kui me lahendame need tööd või probleemid ära sellel hetkel, kui seal on inimesed kohal, keegi peab eraldi tagasi tulema, siis me hoiame kokku aega ja raha ja ütleme, võrguettevõtte või selle omaniku võtmes on see, et need asjad lahendab siis see, kes need probleemid on põhjustanud või kelle ajal need on põhjustanud, mitte ei tule see peale garantiiperioodi välja ja ei tule seda eraldi, kas siis Elering, eks ju, küll eraettevõte, aga lõppude lõpuks nagu mitte eraettevõte, vaid et riigiettevõte, aga lõppude lõpuks maksumaksja raha eest ei tule seda parandada. Et me tuvastame need õigel ajal ära ja teistpidi ehitajal, näiteks ehituse ajal, mul ei ole küll siin linnupelet, on mingid sellised totakad, pisikesed vead, tegelikult mul tuleb järgmise pildi peal. Mastil, nagu ei tundu midagi valesti, tegelikult on üks täht puudu. Y on selle numbri lõpust puudu. Väike viga, aga nüüd nõuete kohaselt, need peavad olema korrektselt tähistatud juba ohutuse tõttu ja samas selleks, et kui nüüd tööd on lõppenud, see on ehituse ajal tehtud pilt, tuligi välja, et mingisugune 30 masti need sildid on valesti trükitud või tellitud, aga kujutage ette, et sama asi tuleb välja kuskil minu poolest näiteks Räpina taga ja nüüd keegi vahet ei ole, et Tartust, Tallinnast läheb seda ühte silti vahetama, see ei ole ju mõistlik tegelikult raha ega selle kulu mõttes. Ja kõik su kõigest muud, ohutuse ja need, me tagame nagu sellega selle, et meil on elekter olemas, et linnupesad saavad ära viidud, elektriin saab töötada ohutult, vahel leiame ka päris huvitavaid. Mul defekteerija ütles, et tal oli söögiisu tüki sajaks läinud, koprakäpp 40 meetri kõrguse masti otsas. Keegi kotkas või keegi on sinna oma lõunat läinud lõpetama. Ja tegelikult ka me saadame hästi kiirelt reageerida ja see on nüüd see osa, mida me Eleringiga tegelikult arutame, et tööde käigus, et meil on oma tähtaeg, näiteks täna tuleb tellimus, meil praegu järgmise etapi tähtaeg on 31 märts,
aga loomulikult, kui me näeme niisugust asja, siis me teavitame seda kohe. Ja tegelikult sellega me üritame saada natukene integreeritud selle KIS poole pealt ka, et saaks selle teavituse ja tööhalduse teha kiiremini. Aga see on juba Eleringi enda teema. Aga nüüd olemegi nagu selle protsessiga hästi kiirelt läbi lutanud siia lõppu ja lõpp on mitte väga üllatavalt jälle ArcGIS siis. Ehk lisaks kõigele sellele, mis me anname nagu üle füüsiliselt, need samad Exceli tabelid on ka sellised, kus sa klikid lingi peale, viskab sind kohe selle defekti juurde, siis sama asja raames on ka tegelikult Eleringi süsteemi nüüd kaasatud või integreeritud defektide rakendus, kus täpselt samamoodi kõik need asjad on nähtavad geoandmebaasis neil ilusti ja saad samamoodi klikkides lahti selle pildi ja saad sealt nagu oma süsteemis teha veel erinevaid tööasju. Ühesõnaga, seda kõike ei ole mitte ainult elektriliinid ja mastid, vaid tegelikult seda inspekteerimist oleme laiendanud erinevate muude asjade peale. Tuuliku labade inspekteerimine, millega me hetkel tegeleme erinevate suuremate tehaste taristuvaldajate ka asjade inspekteerimine, kellel on näiteks mingi pikk konveierliin, kus muidu on mingit asja vaja kontrollida või vaadata, siis selle asemel, et seda keegi kontrollib ja vaatab, droon teeb selle töö ära, inimene arvutusega juba näeb, kus ta toimetab, mis vidinaid, mis juppe tal vaja on, mis varuosasid on tal vaja selleks, et seda ära parandada ja sealt siis omakorda töövoog kiiremaks saada ja tulemit nagu paremaks. Ja kõik see läheb ühtsesse andmebaasi, kust on oma tegevust võimalik hästi kiirelt ja operatiivselt planeerida. Et siin on ka see lend tegelikult täisautomaatne. Lennu osa algus on see, et näitan ära talle tuuliku tsentri, laba otsad ja jälle, kes siin on tuulikutega seotud, kui kaua võtab maa pealt ühe tuuliku inspekteerida, tegelikult tehakse drooniga enamasti ja inimene sisse peab ikka ronima, aga välimise osa saab teha umbes 20 minutiga terve tuulik tehtud. Ja kus me veel seda kasutame, ma luban viimase videoni, ei lähe ajas väga palju üle. Nii. Ja see on siis meil näiteks pandud Sindi Lodja, kui te olete kuulnud Sindi Lodja objekti ehitus. Ja seal on siis ehitusobjektil esimene autonoomne droonidokk, mis lendab, mõõdistab, inspekteerib, samal ajal mina istun Raplas oma kontoris, siis droon teeb oma tegevuse ära ja mis on selle võlu siis meie vaates on see, et eriti just ehitusobjektidel me saame asendada ühe inimese sellega. Kõiksugu sellised tööd, mida kannatab teha GPS roveriga, saab teha selle drooniga ka, just mõõtmise mõttes välja märkida ta veel ei oska. Ja lisaks teine asi, milleks me seal nüüd hakkame katsetama, aga mis tegelikult ongi selliste taristuobjektide inspekteerimise osa. Et kui seal hakkab sillamontaaž, siis igapäevaselt me kontrollime teatud elemendid ära, kas on kaetud, kas mingid poldid on kaetud, kas elemendid on kohal ja teistpidi seda saab integreerida ka platsivalvesse, millesse kõike veel, et näiteks öisel ajal on valve annab signaali, siis droon võib minna seda juba vaatama, et kes see seal on ja mis on. Aga see kõik on juba tuleviku teema. Aga minu poolt kõik.